Kas sina tead, mis pill on glissotar? Kui ei tea, vaata saadet. Saates on mees, kes mängib seda pilli. Tere tulemast vaatama järjekordset saadet Meistri töökojas ja täna on mul hea meel tervitada stuudios Martinit. Tere tulemast stuudiosse. Tere, rõõm olla siin. Martin, sinuga, ma arvan, saime lähemalt tuttavamaks seoses Nõmme meeste hommikutega. Ja ma pean ütlema, et sa oled selline mees, kellega kohtumine, iga kohtumine on kuidagi elamus ja positiivne elamus, et sa kiirgad kuidagi sellist soojust ja niisugust headust välja. Lihtsalt olgu alguseks ära öeldud. Aga saame tuttavaks sinuga, sinu perega. Palun räägi veidi endast. Jaa, no ma loodan, et mul on piisavalt paks krimmikõht see kiht peale, et kui ma siin punastan vaikselt, et siis seda liiga kaamerasse näha ei ole. Aga jaa, mina olen siis abielus 4 pisikese lapse isa ja ise olen ka kasvanud 3 pojaga, ehk siis mina ja 2 venda. Siis Tallinnas, linnapoiss täitsa. Et selline oli minu lapsepõlv ja kuskil 12 siis kolisime linna lähedale Väänä-Jõesuusse. Nii et natuke linnapoiss ja natukene metsapoiss ka. Ja sinu jaoks TV7 stuudio tegelikult ei ole võõras koht. Õigupoolest täpsemalt öeldes su abikaasale ei ole võõras koht, eks? Jaa, minu jaoks TV7 seostub eelkõige sellega, et kui on vaja lapsi ära võtta, et me teeme nagu lapsevahetuse, et abikaasa peab siia tulema, siis mina võtan lapsed ära, et nad teistele töötajatele jalgu ei jääks. Siis see seostub mul kohe nagu lapsehoidmisteenusega see koht. Millega su abikaasa televisioonis tegeleb? Praegu ta on kodune, aga ta oli siin meike tegi ja tõlketöö koordinaator vist on siuke ametikoht äkki olemas, sellega ta tegeles. Väga tore. Ma ütleks, et sind võiks nimetada ehitavaks muusikuks. Kas see termin võiks sinu puhul paika pidada või? No ma olen tegelenud nii muusikaga ja hästi väiksel määral ka ehitamisega. Praegu ma tunnen, et ma vist ikkagi põhiliselt olengi pereisa. Et see on nagu mingisugune siuke roll, mis võtab nagu kõik su vabast hetkest. Aga jah, muusikat ma olen õppinud. Magistrikraad on isegi siukses asjas nagu džässmuusika. Nii et elus on üksjagu sellega pidanud kokku puutuma küll ja mõnikord isegi käin esinemas. Ja sa esineb meile täna ka, aga natukene säilitame veel põnevust. Täna me saame kuulda ühte väga unikaalset pilli Eestis, mida ma usun, et sa hea televaataja arvatavasti ei ole varem kuulnud. Aga las praegu hetkel olla veel veidikene saladust üleval. Hoiame põnevust. Hoiame põnevust, jah. Ja siin on üks pilt ka, kus sa siis orkestris mängid. Jah, see olen mina. Kes veel ei leidnud pildi pealt? Nii, väga tore. Mina isiklikult tunnen siit sellise ustava kaasateenijana. Sa oled Nõmme meeste hommikul ühe pudrutiimi, hommikuse siis pudruvalmistamise tiimi koordinaator ja juht ja sinu, kes saab alati 2 erinevat pudru. Kui tavaliselt tehakse ühte pudru, siis sina teed alati 2 pudru. Räägi sellest veidi. No, Nõmme meestekas on päris kuulus koht, nagu ma aru saanud olen. Ja see on minu jaoks väga-väga eriline koht. Sellepärast, et ma tõesti ei mäleta enam mitu aastat tagasi ma sinna sattusin. Pärast seda, kus üks sõber, Sander, oli nagu uni peale käinud pikka aega. Ja ma tulin ja ma jäin. Et mu isikutüüp on paraku selline, et ma olen hästi siuke üksi olla armastav inimene. Ja ma peaaegu kusagil kunagi ei tunne ennast koduselt või alati nagu kõrvalt vaatajana ja siis ma tulin meestekale ja siis ma sain aru, et see on minu koht. Ja siis ma niimoodi hakkasin käima ja kui oli võimalus putru keeta, pakkumine tuli sult, siis mul on ikkagi 4 last. Ma teen iga hommik putru ja see pott lihtsalt läks õige natukene suuremaks.
ja niimoodi ta algas. Ja televaatajale võime öelda, et see natukene suuremaks tähendab 80 kuni 100 meest igal teisipäeval, kes kogunevad siis Tallinnas Puuvilja tänav 4 hommikul iga teisipäeval 6.30, nii et kõik mehed, ka sina ja vaataja, oled meeste hommikule tere tuld, loomulikult hommik ainult meestele. Absoluutselt. Täna just tulin sealt ja oli väga hea aeg. Mida see meeste hommik sulle veel on andnud? Miks sa tuled sinna igal hommikul? Sa võiksid selle rahulikult sisse magada selle hommiku ju. Jah, ma ei saa. Ma olen teinud paar korda niimoodi, et kui ma olen tundnud, et ma ei jaksa tulla, siis ma olen äratuse jätnud panemata ja siis öelnud, et jumal, ma tõesti ei viitsi minna. Aga kui on vaja minna, siis ärata mind üles. Ja olen alati järganud ja kuna ma olen pigem, bussiga tulen, võtab aega, tihti ju lugu jään pisut hiljaks, siis need korrad, kus ma ei ole pannud äratust, need on need korrad, kus ma olen siis õigeks ajaks jõudnud. Välja arvatud muidugi need korrad, kus mina pean putru tegema. Nii et ei saa kohe tulemata jätta ja tegelikult on see, et seda sama juttu on õige mitmed mehed rääkinud. Ja see võiks võtta seda niimoodi, et võib-olla oli mingisugune bioloogiline kellaharjumus, aga ma mäletan, ükskord oli vahetult pärast kella keeramist, siis ma teadsin, et see ei saa teistmoodi olla. Seda juttu, analoogset juttu on tegelikult väga paljud meestelt kuulnud. Absoluutselt, jah. See on ulmevara, et ma ei saa elu sees üles. Aga kui nad ütlevad, jumal, et kui ma pean minema, siis aja mind üles ja nad on nagu kellavärk hommiku üle peal, pumm. Nii et kui sa ei saa hommiku üles, meest hommikule tulles, palu jumal ajab su ise üles, kui sa pead sinna jõudma. See, mida ma ütlesin alguses, et sa oled ehitav muusik. Muusika juurde me veel tuleme, aga mida sa ehitanud oled? Ehitamine on midagi, mis ei ole nagu võib-olla loomulik minu puhul olnud, aga üks hetk lihtsalt juhtus niimoodi, et me mõtlesime abikaasaga, et tahaks kuskil elada ja meil ei ole kunagi võimalik saada niimoodi oma kodu. YouTube on tänapäeval suur ja lai ja siis mõned kuud sai natuke vaadatud ja siis sai ehitatud treileri peale pisike elamine, kus me siis suvitame. Ja ka talvel nädalavahetusel käime ööbimas. Siin pildi pealt me näeme seda treilerit seal paremal pool, kuidas sa seda siin ehitamas parasjagu oled, eks? Just, täpselt. Turvalisus enne kõike. Kiiver peab peas olema. Aga 8x3 meetrit siis. 4 meetrit kõrge. Nii et siuke pisikene, aga me mahume isegi 6-käsi. See oli mõeldud 4 inimesele, aga isegi 6-käsi mahume täitsa ära. Ma saan aru, et see on midagi väga ägedat. Tahaks seda näha ühel päeval. No tule küll. Üks asi, mida ma tahaks su käest küsida, see on vanemate õnnistus. Sa tuled kristlikust kodust. Tõesti olen kogenud väga suurt õnnistust. Mul on hästi eriline lapsepõlv kuidagi olnud. Ja kui ma olen mõelnud hiljem selle peale, et mis on nii erilist oli, siis tegelikult mitte midagi. Elasin linnakorteris. Kui ma nüüd hiljem olen hakanud mõtlema, mis enamus sõpru olid rikkamad kui meie, midagi erilist mul ei olnud, midagi erilist me ei teinud, aga mu lapsepõlv on nagu ümbritsetud sellisest, et ma nagu kogesin sellist Jumala ligiolu nagu nii varakult, nii lähedalt, et ma olen äärmiselt tänulik oma vanematele selle eest. Ma ei tea teisi inimesi, seda nagu imelik isegi öelda, aga ma olen täitsa traumavabaltult lapsepõlve kodust välja. Ma ei tea tegelikult ühtegi teist sellist inimest ja see on täielik Jumala arm. Et ma suures osas olid vanemad ka muidugi, et ma hästi palju veetsin ka aega vanematega ja tõesti kellega sai palju räägitud ja niimoodi, aga see on midagi, mida ei saa nagu niimoodi inimlikult lihtsalt, see ei ole lihtsalt sellest, et hea suhe või mis iganes. See on mingisugune õnnistus, mis on peale tuld ja sa ei saa sinna ise mitte midagi parata. Et ma olen äärmiselt tänulik selle eest. Et me ei ole seda ise välja teeninud, aga see on meile armust antud õnnistus ja oleme selle eest väga tänulikud, et absoluutselt. Siukest asja ei saa välja teenida, sellest ma olen üsna nagu jõulisel seisukohal. Ma tean, et su isa ja ema teevad meeletuid pikki mootorrattareise. Kas nad on sinusse ka selle pisiku pannud või? Ei.
Ei ole? Ei ole, ei ole. Et seda sa ei ole kodunud kaasa saanud? Seda ma ei ole kodus kaasa saanud, aga sellepärast, et see pisik tekkis neil hoopis palju hiljem, kui ma olin juba abielus ja mu kodunt ära, nii et... Okay. Et ei, seda ei olnud. Kui ma olin väike, siis tegelikult mul oli vanematel pigem nagu raske aeg elus. Aga tänu sellele oli ka päris palju palvetamist. Mis on huvitav asi, oli see tegelikult, mida on võib-olla huvitav kuulda, et meil kodus ei räägitud väga palju vaimulikel teemadel. Et kui nagu need teemad on tulnud, siis need on tulnud hiljem. Ma ise võib-olla siuke teoloogiliste huvidega inimene kipun targutama. Aga kodus ei räägitud väga sellistel teemadel. Aga mis oli see, et oli palju palvetamist ja olid siuksed võtmekohad. Ja kui ma vaatasin, kuidas mu vanemad käituvad, siis nad olid siuksed nagu suvalised. Aga kui oli see lahknemise koht, kus on vaja otsustada õige või vale, siis nad tegid selle õige valiku. Ja see on see, mis jääb külge. Ehk mitte palju sõnu, vaid tegudega elasid seda Kristust välja. Absoluutselt. Ja see mõjus sulle palju paremini. See mõjus palju paremini, sest alati see, kui keegi sulle midagi seletab, see tekitab alati siukest vastureaktsiooni nagu. Või kuidagi tahad vastu vaielda. Eriti mina, ma olen alati, ma kohe tahan vastanduda kõigele. Aga mul ei olnud vaja. Aga armastuse Jumala sõna vastu, nad on ikkagi sinusse istutanud. Ma tean, et sul on eriline soov lugeda Jumala sõna. Nagu. Jah, tõenäoliselt kodust on see võib-olla kaasa tuld, jah. Aga jah, tõesti niimoodi, näiteks siukesest võib-olla, millest puudu oleks tuld, siukest ühist piibli lugemist näiteks väga palju või sellist ei olnud. Aga armastus Jumala sõna vastu on küll, sellepärast, et kust sa muidu seda vaimutoitu ikka saad. Aga mis tähendab sõna püha sinu jaoks? Püha? Vaat see on selline asi, see on midagi, mis ma olen ka kodust kaasa saanud. Et selline selge tunnetus, mis asi on püha, aga ega laps ei oska seda niimoodi seletada. Ja mida see tähendab? No ma ikka üritan joonduda selle järgi, mida piibel selle sõna kohta ütleb. Aga püha, sellele vastata, et mis asi see püha on, siis minu jaoks, kui ma asjast praegu õigesti aru saan, siis püha on midagi taolist, et Jumal on midagi väga teistsugust. Ta on midagi väga suurt, midagi täiesti kategooriliselt, ontoloogiliselt, kui pidulikke sõnu öelda, teistsugune. Ja need asjad, mis Jumalaga kokku puutuvad, on eraldatud Jumalale. Need ei ole tavakasutuseks. Ehk siis on mingisugused sellised asjad, millega ei mängita. Et see on küll jah kodust kaasa saadud. Mingisugused asjad, millest ei astu üle. Et sa võid teha igasuguseid lollusi, igasuguseid asju elus eksida, mis iganes, rumalat juttu ajada, teha nalja. Mulle väga huumor meeldib, see on hea Jumala kingitus. Aga on mingid asjad, millest ei astu üle, mingid asjad, millega ei tee nalja. Et Hebra kirjas on öeldud, et Jumal on neelav tuli. Et peab olema see kartus. Et ühest küljest sa ei karda seda, kui sa näed, sa oled külmas ja märjas ja seal on see tuli põleb, siis sul on see julgus ligi minna. Aga sa ei hakka sealt surkima. Või tänapäeval äkki elekter, kui me ehituses räägime meistri töökoda. Kui sul on elektrikupaberid, sul on luba tegeleda elektriga, aga sa ei lähe sinna näppe pistikusse suvalt surkima, sellepärast, et ma olen elektrik. Et võib-olla see. Aukartus ja pühadus Jumala. Absoluutselt, nagu piibel ütleb, siis Jumala kartus on tarkuse algus. Sa puutud oma igapäevases töös kokku palju noortega. Kas noortel on täna pühaduse taju Jumala vastu alles? Sa puutud mittekristlastest noortega, sa oled õpetaja. No, see on väga huvitav küsimus. See on tõesti huvitav küsimus. Vist ei ole. Ma ei ole seda kunagi niimoodi mõelnud, aga Sokrates oli vist esimene, kes ütles, et noorus on hukas. Aga praegu vaadates siis küll nagu pigem on raske aeg. Et noored on täiesti segaduses, aga samas nad on ka võib-olla väga-väga avatud tegelikult. Rohkem avatud, kui ma mäletan nagu enda lapsepõlvest. Aga samas ka me ei mäleta siukseid probleeme lapsepõlvest, mis on praegu. Igal mina olen küll meeste hommikult, kuidagi mulle on jäänud meelde see, et sa oled toonud nii palju eestpalve soovi erinevate noorte eest. Ja sealt ma olen kuidagi nagu järeldanud, et nad usaldavad sind. Sa kuidagi saad nende hinge lähedale, nad jagavad sinuga oma isiklikke asju ja siis sina kannad need mured Jumala ette. Kas on nii või?
jah, pigem vist jah, sest ma püüan olla diskreetne ja ma ei räägi teiste asjade inimeste asju välja. Aga tegelikult on huvitav. See võib olla vana tarkus kõigile, aga kui sind päriselt huvitab, kuidas teisel läheb, siis tegelikult kõik tahavad rääkida endast. Ja kui sa lihtsalt küsid, kuidas sul läheb, siis mida kõike sa teada ei saa. Sa ei tohi seda, ja kui sa kuriga tarvita seda usaldust, siis räägitakse teinekord ka. Jah, see kõik, mida sa oled ka, nagu ma ütlesin, meeste hommikul jaganud, seal ei ole ei nimesid ega sisu, vaid seal on keegi tüdruk või poiss, kelle ees sa oled palvesoovi toonud ja tõesti sellest on niivõrd hea meel. Aga sa oled muusikaõpetaja, ma saan aru. Jah, pilliõpetaja. Et džässmuusik, kuna see on mu enda haridus, siis ma õpetan lapsi, noori, täiskasvanuid tegelikult isegi, siis pilli mängima ja muusikat tegema laiemalt ja ka muusikat kuulama. Ja täna oled sa võtnud ühe oma tööriista instrumendi meile kaasa. Juba alguses rääkisime, et arvatavasti on see üks esimesi kordi, kui Eestis kõlab selline pill. Räägi palun, mis pilliga on tegu? Okei, pill on siin. Et see on nüüd selline asi, et tegelikult see ei ole mu töövahend veel, loodetavasti, sest ma alles õpin ise seda. Aga siin on selline pill, siis, mis on oma olemuselt midagi puidust saksofoni laadset. Aga siin on aukude asemel on pilu ja magnetpael peal. Ja asi selles, ma olen puhkpillimängija ja ma olen alati kadestanud keelpillimängijaid. Selles osas, et see vabadus, see otse kontakt pilliga ja ma pean mingisuguseid lüliteid vajutama ja see on nii piirav. Ja siis ma olen unistanud, et mul oleks midagi taolist, et ma saan ka ühest küljest see puhumise element on nagu väga siuke tore, aga et ka sõrmedega midagi teha. Ma saan aru, et sa kunagi unistasid täpselt see, millest sa praegu räägid, eks ju? Ja otsisid, et hakkaks midagi ise tegema ja siis sa leidsid, et keegi teine on ka unistanud ja on midagi välja mõeld sellist. Ja selle pilli mõtles välja kunagi tegelikult Leonardo da Vinci, aga tema ajal seda ei olnud võimalik teha. Ja mina ka mõtlesin, ma mõtlesin sellest, et igasugused, no näiteks Lähis-Ida muusika mulle tohutult siuke rida meeldib, veerandtoonid, asjad, glissandod, et neid teha. Selleks oleks vaja, et see pill saad nagu sujuvalt ühest noodist teise liikuda. Ja siis ma mõtlesin neid süsteeme välja ja kolasin internetis, ma olen suur guugeldaja. Ja lõpuks ma leidsin ühe inimese, kes siukse asja tegi. Ma ütlesin, et müü. Ta ütles, ei müü, aga et kuskil Ungaris tehakse ka, aga veel ei müüda. Ja siis ma otsisin selle üles ja siis oli 2 aastat aega enne, kui need müüki ladusin. Ma 2 aastat ootasin. Vahepeal üritasin tõesti ise ka saada, aga magneteid ei taheta hästi tollist läbi lasta, nii et ma ei saanud õiget kraami kätte. Nii et siis ma selle lõpuks ostsin ja nüüd ma üritan seda siis mängima õppida. Ma olen seda siiamaani saladuses hoidnud. See on siis magnetriba siin peal? Siin on magnetriba, jah. Siin on ühesõnaga selline pilu ja magnet. Miks on magnet? Sellepärast, et kui see oleks mingi suvaline riba, siis lihtsalt õhk vuhiseks vahelt välja. Puhun lihtsalt õhu vahelt välja ja siis ta ei töötaks. Et kui see nüüd siia ära kinnitada, lihtne füüsika. Mida pikem toru, seda madalam heli. Ja ma siis näpuga kontrollin, kui pikaks ma selle toru ajan. Ja nüüd siis arvatavalt Eestis esimene selle pilli avalik esitlus. Võib-olla, ma ei tea. Mul sotsiaalmeediat ei ole, ma tegelikult ei tea, mis ümberringi toimub. Aga ma arvan enamusele meie vaatajatele ja vähemalt minule on see suur üllatus, nii et ole hea, mängi meile midagi. Aitäh! No, harjutama veel peab, aga äkki kunagi jõuab esinema ka sellega. Väga põnev igal juhul. Minu jaoks oli see küll midagi uut. Ma arvan, et paljudele meie televaatajatele samamoodi. Jätkame sinuga veel vestlemist. Sa ütlesid ennem, et sa oled kõva guugeldaja.
pilliga seoses. Tänapäeval kahetsusväärselt ka paljud noored käivad internetist igasuguseid asju hankimas ja sa kindlasti oma koolis ka puutud sellega kokku. Kuidas sa kommenteerid seda? On see mõistlik nagu noortel? Jah, ma ei ole võib-olla õige inimene seda kommenteerima, mis on üldiselt, kuidas see kogu see nutivahendite kasutamine ja kuidas see kõik käib, aga eks ta on paljuski õnnistus ja paljuski nuhtlus. Olenevalt, kuidas seda kasutada. Aga kui noored tulevad sinu juurde ja räägivad, mida nad on seal leidnud, siis kas sa juhendad neid kuidagi edasi Jumala juurde? Kas nad üldse kuulavad sind täna? Nii ja naa. Eks ikka iga inimene üritab kuidagi moodi oma elus nii kaua läbi saada oma teid pidi, kui vähegi õnnestub. Aga eks ma jõudumööda ikka üritan midagi seletada, kui vähegi võimalik. Martin, sul on palju lapsi? On. No oleneb kui palju. Räägi mõnele lapsevanemale mõni hea lapsekasvatuse nipp. No nii, ma olen päris, mu kõige vanem laps on 9, saab kohe. Ja kõige väiksem on alla aasta. Ehk siis ma ei ole veel neid vilju näinud. Ehk siis need, kellel on juba lapsed suured, need teavad, kuidas asjad päriselt käivad. Aga praeguse seisuga mul tundub lihtsalt, et tuleb väga palju aega veeta. Ja kui on ka mingi asi võib-olla, mis kodust kaasa tulnud, et kui on mingi jama olnud, siis enne magama ei lähe, kui on asi korda aetud. See kehtib abikaasadega ka. Enne magama ei lähe, nagu Efesuse kirjas on, ärge andke maad kuradile. Et see on nagu väga range reegel, mida me juurutame kodus lastega ka, et ükskõik mis päeva jooksul oli, magama mineku aeg on tähtis aeg, aga see on nii palju kummist, kui on vaja asjad korda ajada. See on väga hea põhimõte ja piibellik põhimõte, eks, et meie elus juhtub palju asju. Aga me ei saa seda mõjutada, me ei saa neid olematuks teha, aga enne kui päike loojub, me peaks need korda ajama. Sa oled kunagi rääkinud hamburgeri kultuurist, mis täna valitseb. Mäletad sa sellest? Mingis sellises kontekstis võib-olla, et kristlased tahavad saada tihtilugu asju hästi kiiresti ja kohe ja muutuvad kannatamatuks nagu väikesed lapsed. Me peame olema nagu väikesed lapsed usus, aga me ei tohi nagu sellised usaldavad, aga me ei tohi olla sellised nagu kannatamatud lapsed. Et mõni asi võtab aega ja ma olen seda elus juba, ma ei ole ju nii vana, aga üks jagu näinud, et see ustavuse ja lootuse ja need asjad, et see on ka asi, mis meid kasvatab. Et asjad ei pea alati käima nii kähku. See ei tähenda seda, et peab ekstra neid venitama. Aga Jumalal on iga asja jaoks oma aeg. Ehk kannatlikkus peab olema. Kannatlikkus peab olema. Tegelikult piiblis on nii palju neid kohti, mis räägivad just sellest poolest. Martin, siis kui me seda saadet sinuga ette valmistamisime ja kui ma kutsusin sind saatesse ja siis sa ütlesid, et sul ei ole ühtegi sellist põrutavat lugu. See on Jumala lugude saade. Sa ei ole olnud alkohoolik ja sellest välja tulnud, sul ei ole olnud mingit suuri matse elus ja nii nagu sa ütlesid, sind on nagu vanemate õnnistuse ja Jumala õnnistuse peal nagu kantud. Ja tänane saade võib-olla ongi ka pigem nagu sellest, mitte mingisugusest suurest tragöödiast, mida me üsna tihti siin saates ka käsitleme, et sellest siis ka Jumal on välja toonud. Kui täna on olnud saade sellest, kuidas Jumala õnnistus tegelikult on kandnud sind, vanemate õnnistus, aga see ei ole jäänud vanemate õnnistuseks, vaid see on, sa oled võtnud selle Jumala enda Jumalaks. Ja kui ma korra süstin hästi kähku vahele, siis üks hästi eriline kogemus mul oli, ma ei armasta kirikus mingi palve peale ette väga minna, aga üks kord ma mäletan, ma olin mingis 12 äkki või midagi taolist kutsuti. Ja siis üks abielupaar profeteeris ja nad panid kõik pihta.
ja muuhulgas ütlesid seda ka, et tore on see usk, see on sul vanemate usk. Võta nüüd ja otsi ise ka Jumalat. Ja see jäi mulle eluks ajaks meelde ja sealt alates tegelikult toimus suur muutus. Ja mis sa ütled sellele mehele, kes täna vaatab ja kes libistab ikka ennast veel vanemate usu peal edasi? Kuula teiste inimeste lugusid ja õpi nendest, sest kui sa nendest ei õpi, siis kui Jumal sind armastab ja ta kindlasti armastab, siis ta laseb sul mingitest asjadest läbi minna, et sa pead õppust võtma. Nii et mõistlikum on, räägi teiste inimestega, kuula, mis neile öelda on ja tee nii, nagu on õige. Aitäh sulle, Martin, jagamast neid õnnistusi, mis sinu vanemad on sulle kaasa andnud, neid Jumala õnnistusi, mida sa ise edasi kannad, oma lastele kannad. Ja selle saate lõpetuseks ma palun, et sa teeksid palve 2 teemal. Üks on see, et me täname nende vanemate eest, kes on Jumalat tundnud ja kelle õnnistuse peal ka sinu pere täna püsti püsib. Ja teiseks, et need inimesed, kes veel lohistavad ennast vanemate usu peal, võiksid võtta nii-öelda jalad alla ja otsida ise Jumalat. Ole hea, palveta. Kallis taevane isa, aitäh selle eest, et me oleme sinu pojad ja tütred. Aitäh selle eest, et sa armastad meid nii väga, et sa otsid meiega seda lähedust ja tõesti anna meil need silmad näha sind ja sinu tegusid ja anna meile tõesti seda südant pöörata ennast, joonduda ennast sinu sõnade järgi. Ja aitäh nende ümbritsevate inimeste eest, kes meil on. Aitäh nende inimeste eest, kes on meie pärast palvetanud, kes on meie ellu midagi rääkinud. Ja anna, et me oleksime alati õnnistuseks nendele, kellega meie kokku puutume. Ja et me võiksime olla valguseks ja käia alati seda kitsal teel ja kanda seda head vilja. Aamen. Aitäh veel kord, Martin, sulle jagamast neid õnnistuse lugusid, mis on sind ja sinu peret saatnud ja hea televaataja. Ole ka tänatud, kui sa oled tõesti tundnud Jumalat ja oled selle õnnistuse oma lastele edasi pärandanud, aga kui sa ei ole tundnud Jumalat, siis täna on see võimalus astuda sellesse õnnistusse, et sinu lapsed ja lapselapsed võiksid saada tõesti Jumala kaitse ja varju all õnnistatud. Olge väga hoitud ja kohtume teiega juba uues saates. Hea vaataja, lõppenud saade on sündinud TV7 ja Nõmme meestehommiku koostöös. Kui tunned, et kuuldud lugu sind kõnetas ning soovid leida kontakte teiste meestega, siis rohkem infot leiad veebilehelt meestehomik.ee. Saated sünnivad vaid annetajate toel. Selleks, et need lood jõuaksid veelgi rohkemate inimesteni üle Eestimaa, saad anda oma panuse ekraanil kuvatud võimalusi kasutades. Oleme südamest tänulikud iga toetuse eest.